Eesti Vabariik peab paavsti loodud pühi nagu Suur Reede ja ülestõusmispühad ning isegi nädal varem peetavat ülestõusmispüha, kuid millegipärast ta ei tähista seda mingit moodi, pole meedias Kristuse lugu ega televiisorist. Suurel Reedel oli väike dokumentaalfilm usklike ristikäigust ja see oli kõik, meedia ei rääkinud sellest muud midagi, kui ainult oli pandud üles usklike ristikäigu pildid. Kas see on siis üksi usklike püha? Kui see on loodud paavsti poolt ja tähistatakse üle maailma, siis seda peab ka tõesti tähistama kogu riik, vastasel juhul kaob selle püha mõte. Kui on jaanipäev, siis on meedia täis infot, kuidas jaanipäeva pidada ja kuhu minna, aga kui on Kristuse surma mälestamine, siis meedia sellest ei räägi, mis püha see on ja see püha on meie maal juba ammu kaotanud oma mõtte, kui riik vaikib maha Kristuse surma ja selle surma tähenduse ja Kristuse üles tõusmise 3. päeval peale tema risti löömist. Juba Suurel Reedel hakkavad aga inimesed üksteisel külas käima ja mune sööma ehk tähistavad seda pidupäevana, kuigi sellel päeval löödi Jeesus risti. Need 3 vaba päeva ei õigusta ennast, kui riik neid pühi ei tähista eesotsas kõrgemate juhtidega ja ei selgita nende pühade tähendust ja kuidas neid on kohane pidada. Muidugi on see paavsti loodud püha, aga seda enam justkui peaks seda tähistama. Usklikud tähistavad neid pühi aga iga päev oma südames, kuid maailmale on vaja meenutada ja kuulutada, mis sellel päeval sündis ja et meie patud lunastati sellel päeval, kui Jeesus suri meie pattude ees. Riigi tasandil on see lugupidamatu ja kohatu, kui riik isegi paavsti loodud pühi kuidagi ei tähista. Pole mõtet anda vabat päeva selleks, et inimesed kodus jooks neil päevil ja niisama kakleks. Eestis juhtus isegi raske kuritegu nende pühade ajal ja seda poleks juhtunud, kui Eesti ei oleks niivõrd jumalatu ja ei õpetaks meedia kaudu valet ja kurja. See on siiski jumalatuse tagajärg, et noorus on hukas, et kuritegevus viimasel ajal kasvab ja et noored ei mõista enam mingil määral vahet teha heal ja kurjal ja oma tegude tagajärgi nad ei mõista. Eestimaa on täis nõidumist ja valet, mis peaks olema sellise jumalatuse tasu. Jumalatute patud jäävad nende peale ja lugupidamatus isegi neid pühi meenutada ja tähistada riigi tasandil, kuigi vabad päevad on antud. See on suur patt Jumala ja rahva ees. Jumalatu elu viib igavesse hukatusse, igavesse põrgusse, igavesse piina peale siit ilmast lahkumist, kui inimene saab kätte oma palga.